Kui Ameerika demokraatlikel sotsialistidel õnnestub oma tahtmine läbi suruda, siis ei jää lõpuks alles ei demokraatliku parteid ega ka Ameerika Ühendriike. Sel nädalal andis Michigan demokraatlikule parteile juhtimise üle mehele, kes avalikult kiidab USA poolt terrorirühmitusteks nimetatud gruppe nagu moslemi vennaskond. Tere tulemast tagasi saatesse Access of Truth. Mina olen Emily Schrader ja sel nädalal võitis Abdullah Said Michiganis demokraatliku partei eelvalimised USA senatisse, mis on Michigani rahva jaoks õnnetu sündmus. Nüüd nimetavad TSA inimesed seda progressiivseks läbimurdeks, rohujuure tasandi imeks. Aga mis on progressiivsed kandidaadis, keda isegi moslemi vennaskond kiidab, või kandidaadis, kes sõna otseses mõttes pilkab aktsente? Vaadake ise. Nüüd, Mike, ma lihtsalt tuletan sulle meelde. Kui sa ei tea, kuidas nime hääldada, siis ära võta seda nime oma neetud suhu. Või lihtsalt kutsu mind Abduliks. See on see salliv ja progressiivne Ameerika, mida TSA näha tahab. Tegelikult jah, sest nad on totalitaarsed marksistid, aga sellest räägime hiljem. Tegelikult on meil siin näide riigi moraalsest allakäigust. Kui äärmus vasakpoolne Ameerikat vihkav kandidaat saab üles ehitada kogu oma kampaania vandenõuteooriatele ning etnilisele ja usulisele diskrimineerimisele juutide vastu ning lõpuks selle eest veel premeeritakse. Alustame sellest, mida El Said tegelikult Iisraeli kohta ütleb. CNN-is nimetas ta juudi riiki paaria riigiks ja süüdistas Iisraeli valesti genotsiidi toimepanemises, lisades, mis genotsiidi toimepanemises ei ole sinu arvates kuri. Ja ma tsiteerin, nagu näha, pole El Saidil genotsiidiga mingit probleemi, kui see on Hamas, kes tungib suveräänsesse Iisraeli, tapab massiliselt ja röövib inimesi. Kui topeltstandardid ongi TSA puhul tavaline nähtus. El Said on korduvalt süüdistanud Iisraeli apartheidis. Ta on nimetanud Iisraeli valitsust pärast valimiste võitu verejanuliseks. Ja kui temalt küsitakse, kas Iisraelil on üldse õigus eksisteerida juudi riigina, siis ta ei anna vastust. Huvitav, miks küll? Samal ajal Michiganis, pärast seda, kui terrorist rammis oma autoga sünagoogi juudi kooli, püüdes tappa Ameerika juudi lapsi, oli tema vastus. Haavatud inimesed teevad teistele haiget. Sest terroristil oli sugulane, kes kuulus terrorirühmitusse Hezbollah ja sai surma lahingus Liibanonis. Vaadake ise. Haavatu inimesed teevad teistele haiget. Vägivald on nõjaring. Ayman al-Zawahiri kaotas eelmisel nädalal Liibanonis õhurünnakus pereliikmeid, sealhulgas 2 last. Nad olid süütud inimesed. Ja siis, kurjas vihapuhangus püüdis ta kätte maksta süütutele lastele, kellel polnud mingit pistmist nende süütute laste kaotusega, kelle ta ise kaotas. Välja arvatud see, et nad jagasid sama usku. Nüüd keeldus El Sajid samuti ütlemast, et meie aja Hitleri Ayatollah Khamenei mõrvamine oli hea asi, sest tal olid valijad, kes olid, nagu ta ütles, kurvad. Tõesti? Aga see kõik saab selgeks, kui näeme, et see kandidaat on tegelikult kogu oma kampaania üles ehitanud AIPAC-i ründamisele. Ameerika lobiorganisatsioon, mida rahastavad ainult ameeriklased ja laimab seda gruppi, väites, et nad tegutsevad välisriigi valitsuse nimel. Nad ei tee seda. Kuid samal ajal, kui ta on oma mainet üles ehitanud välismõjude tagasilükkamisele, võttis tema enda kampaania vaikselt vastu üle. $115,000 annetajatelt, kes on seotud CARE-iga, Ameerika Islamisuhete nõukoguga. Grupp, mille Araabia Ühendemiraadid on ametlikult tunnistanud terroriorganisatsiooniks. Samuti Florida ja Texase osariigid, kes on sellele andnud sama nimetuse. Annetajate nimekirjas on CARE-i üleriigilise juhatuse esimees, üleriigiline laekur ja CARE-i tegevjuht Nihad Awad. See sama mees, kes ütles, et tal oli hea meel näha Hamasi 7. oktoobril Gazast välja murdmas. Ärgem unustagem, et CARE oli süüdistuseta jäetud kaasosaline vandenõus Holy Land Foundationi terrori rahastamise kohtuprotsessis. Aga El Saidi rahateekond muutub veeli kahtlasemaks, kui mõistad, et El Saidi enda äi on üks suurimaid tema kampaaniat toetava Superpäki rahastajaid. See äi kuulub Põhja-Ameerika Islamiühingu asutamiskomiteesse, mis on veel üks organisatsioon, mida nimetati süüdistamata kaassüüdlaseks Ameerika ajaloo suurimas terrorismi rahastamise kohtu asjas. Jah, see on mees, kes lubab välisrahapoliitikast välja viia, kuid see pole esimene kord, kui El Said on näidanud, kus tema tõelised sümpaatiad asuvad. Juba 2011 aastal Araabia kevade ajal kirjutas ta arvamusartikli, milles kutsus ameeriklasi üles toetama moslemi vennaskonna tõusu Egiptuses. Ta allkirjastas isegi toetuse lubaduse vennaskonna juhile Mohammed Morsile. See on muidugi seesama Morsi, kellel lühikest valitsemisaega iseloomustasid teisiti mõtlejate mahasurumine ja püüd šariaadipõhise valitsemise suunas. Ja kaasa ma mainisin, et moslemi vennaskond on tunnistatud terroristlikuks organisatsiooniks Egiptuses, Araabia Ühendemiraatides ja Süürias, Venemaal.
Bahreinis ja teatud osad on tunnistatud selliseks ka Ameerika Ühendriikides, kus selle dokumenteeritud harud tegutsevad otse siin Ameerika Ühendriikides. Aga tõde on see, et nad ei pea isegi siin olema, et El Sajidi toetada, sest kui El Sajid sel nädalal eelvalimised võitis, avaldas moslemi vennaskonna ametlik veebisait tegelikult artikli, mis tähistas tema võitu. Tõestusena selle võrgustiku aastakümnete pikkusest edust selliste organisatsioonide nagu Hamasi toetuse normaliseerimisel Ameerika poliitikas. Räägime nüüd sellest, kellega El Sajid end selles valimiskampaanias ümbritseb, sest just siin on DSA jäljed kogu selle valimisvõitluse juures selgelt näha. Hassan Piker, islamistlik kommunistlik striimer, kellel on miljoneid jälgijaid, osales koos El Sajidiga Michigan State'i ja Michigani ülikoolides toimunud üritustel ning ilmus uuesti ka tema valimisõhtu peole. Nüüd Piker on mees, kes 2019. aastal ütles, et Ameerika vääris 9-11 teed. Ja ta riputas isegi oma striimi taustale ajalehe, et seda tähistada. See islamistlik friik on sõna otseses mõttes nepobeebi, kes jalutab ringi disainerrõivastes, kuulutades kommunismi ja kandis isegi Mao Zedongi stiilis kostüüme, et ülikooliõpilastele esineda. Piker on ka otsesõnu kiitnud Hamasi ja kutsunud üles poliitilisele vägivallale. Tore mees, eks? No temast on saanud DSA uus poliitiline lemmik valimiskampaanias. Ja siit näete, kui tugev on nende poliitikaplatvorm DSA kaasesimehe Megan Romeri sõnul. Vaadake ise. Jah, meie seisukoht on vaba Palestiina, mille pealinn on Jeruusalemm. Ja ma arvan, et seda võib julgelt tõlgendada kui ühe riigi lahendust. Nii et Camp Davidi kokkulepped, mida selle sajandi alguses Clintoni administratsiooni ajal läbi räägiti, oleksid palestiinlaste nõusolekul. Oleks see teid rahuldanud? Hea küsimus. Ma pean vaatama, mis täpselt seal kirjas oli. Ma ei tea neid peast. Nad ei tea isegi, mis on Oslo kokkulepped, aga tahavad poliitikat kujundada. Igatahes tagasi Pikeri juurde. Alles eile läks ta otse-eetrisse ja nõudis, et demokraate, kes keeldusid El Sajidi toetamast, tuleks karistada, nimetades peavoolu demokraate, kes teevad koostööd teise poolega, parandamatuks ja öeldes, et nad tuleb parteiridadest välja visata. See ei ole lihtsalt striimeri arvamuseks. See on midagi palju äärmuslikumat, mida me näeme kogu tema retoorikast. Ja kes kurat tema üldse on, et öelda demokraatidele, kes võivad ja kes ei või nende parteis osaleda? Ta ei peakski selles riigis olema, ta vihkab seda riiki. DSA ja sellised inimesed nagu Piker kehtestavad lojaalsustesti väljaspoolt parteid kõigile selle riigi valitud demokraatidele ja mingil arusaamatul põhjusel lasevad demokraadid sellel juhtuda. Isegi pikaajaline demokraatide strateeg James Carville on hoiatanud, et see võitlus määrab nüüd tegelikult ära, mis suunas kogu partei 2028 aastal liigub. Ja hoolimata juudi vihkamise kasvust, mida me näeme, enamik ameeriklasi ei taha, et islamistliku terrorit toetavad kommunistid asja juhiksid. Aga millised on El Sajidi poliitikad? Mida ta tegelikult teha tahab? Vaatame siis lähemalt. Ta rajas peaaegu kogu oma kampaania ühele väitele. Ta on vastu abi andmisele Iisraelile, sealhulgas Iron Dome'i rahastamisele. See on kaitsesüsteem, mis tulistab raketid alla enne, kui need tapavad Iisraeli tsiviilisikuid. Miks? Sest tema sõnul meie lapsed on kaitsetud koolide vastu, mis on juba väga pikka aega alarahastatud. Teeme nüüd natuke matemaatikat. El Sajidi ei taha, et te teaksite, et sotsiaaltoetuste kulud, sotsiaalkindlustus, Medicare, Medicaid ja muu moodustavad üle 60% kogu föderaalsest eelarvest. Välisaabi moodustab tervikuna vähem kui 1% kogu föderaalsest eelarvest. Ameerika Ühendriigid kulutasid ainuüksi eelmisel aastal üle $1 triljoni avalikule haridusele. Raudkuplipakett, mida El Sajidi nii meeleheitlikult tahab teile uskuma panna, et see jätab Michigani klassiruumid rahapuudusesse, on umbes $115 miljonit, mis on tegelikult $1 triljoni suuruse hariduseelarve kõrval vaid ümardamisviga. See ei ole eelarvevaidlus. See on vihkav teadmatustäis mees, kes on kinnisideks saanud osariigist, mis asub tuhandete miilide kaugusel ega ole tema ringkonnaga kuidagi seotud, sest tema sisimas ta on islamistlik ülemvõimu pooldaja. See, mis sel nädalal Michiganis juhtus, on DSA tegevusplaani täpne elluviimine. Nad tahavad luua hooleraha ja moslemi vennaskonna poolehoiu koalitsiooni, mida toetavad pidevalt internetis olevad striimerid ja siis teeselda, et just seda soovib Ameerika avalikkus. See on demokraatliku partei jaoks tõeline häirekell. Ärkake üles, demokraadid! Liigume nüüd Iraani juurde.
Kuigi Washington tähistab seda, mida nad nimetavad läbimurdeks islamistliku režiimiga, siis Teheran naerab kindlasti, sest taaskord saab režiim kõik, mida tahab, ilma et peaks midagi loovutama. Kuid juba kuid on Hormuzi väin olnud sisuliselt suletud. Režiim miinistas selle, ründas seal laevu ja kuulutas, et iga Ameerika või Iisraeliga seotud alus, mis sealt läbi sõidab, loetakse seaduslikuks sihtmärgiks. Nüüd aga kiirustab Washington koos Omaaniga režiimiga kokkulepet välja kuulutama ja väina taas avama. Ja režiimi enda riigimeedia andmetel nõuavad nad kokkulepet, mis keelaks täielikult nii Ameerika kui ka Iisraeli laevadel väinast läbi sõita ning trahviks rikkujaid kuni 20% ulatuses nende kauba väärtusest. Nii et Washington kiirustab välja kuulutama diplomaatilise võiduna kokkulepet, mis jätaks Ameerika laevad kõrvale veeteelt, mille kaudu liigub 1/5 maailma naftatarnetest. Selge. Ja nüüd, isegi kui Ameerika ametnikud räägivad, et teadaanne on vaid päevade kaugusel, leiab režiim ikka veel viise, kuidas mängureegleid muuta. Ma mõtlen, et sel nädalavahetusel ütles välisminister Abbas Arachi ajakirjanikele, et Hormuzi väin tegelikult ei avata, isegi kui Omaani kokkuleppe lõpule viiakse, sest Teherani sõnul on Ameerika Ühendriigid režiimile endiselt võlgu järeleandmisi, kuna nad olevat rikkunud juunis sõlmitud esialgset relvarahu raamistikku. Nüüd süüdistas Arachi konkreetselt Washingtoni selles, et nad õõnestavad Islaamivabariigi kontrolli veetee üle, püüdes luua alternatiivset laevateed. Omaenda laevatee, õudus, veel, mis muidugi ei kuulu Iraanile. Teisisõnu nõuab režiim, et Ameerika Ühendriigid lõpetaksid omaenda laevandushuvi kaitsmise veeteel, mida Iraan isegi täielikult ei kontrolli, ning kujutab Ameerika omakasu kui neile antud lubaduse murdmist. Sellepärast ei peeta läbirääkimisi islamirežiimi ega IRGC-ga. Neid tuleb sõjaliselt alistada. Tuletan meelde, et see on sama režiim, kelle enda pealäbirääkija Ghali Bak sel nädalal avalikult pilkas president Trumpi selle eest, et ta korduvalt ähvardas massiivsete rünnakutega ja siis need tühistas. Kuid kahjuks ei eksi ta selles mustris täielikult. See on midagi, millest oleme selles saates rääkinud. Trumpile meeldib rääkida ja iga kord, kui Washington kõhkleb, õpib režiim taas sama õppetunni. Ameerika Ühendriikide ähvardused on läbiräägitavad ja venitamine töötab. See hetk ei ole vaherahu kahe kurnatud poole vahel, kes otsivad rahu. Ma mõtlen, see on režiim, mis mõrvas oma enda ülemjuhi järglase. Kriis muutis selle läbirääkimiste eeliseks. Kasutades maailma sõltuvust Pärsia lahe naftast hoovana, et tõrjuda Ameerika Ühendriigid ja Iisrael välja ühest maa strateegiliselt tähtsaimast veeteest. Ja tegelikult see töötab, sest Washington soovib väljapääsu isegi rohkem, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi seda tegelikult vajab. Tõde on see, et pole olemas ühtegi selle kokkuleppe varianti, mis lõpeks sellega, et Islaamivabariik hakkaks paremini käituma. Režiim ei avastanud äkitselt pühendumust vabale laevaliiklusele ega rahvusvahelisele õigusele. Ja ta tõde on see, et iga päev, see venib, on veel üks päev, mille režiim ostab endale selleks, et taastada seda, mida Ameerika Ühendriigid ja Iisrael veebruaris tõhusalt hävitasid. Olgu selleks siis tuumaprogramm või ballistiliste rakettide programm. Washington peaks seda nimetama nii, nagu see on, Ameerika alistumine, sest kogu see läbirääkimine on taandunud vaid ühele laevateele. See ei olnud selle sõja eesmärk. Mis sai tuumaprogrammist? Mis sai ballistiliste rakettide programmi hävitamisest, mida nad nüüd nii kiiresti taastavad? Mis sai Iraani rahvast? Kas mäletate neid? Neid, kellele see administratsioon ütles, et nad tõuseksid üles. Neid, kellele president lubas abi saata. Juba sel aastal on toime pandud sadu hukkamisi ja teised on hukkamise ohus selliste süüdistuste tõttu nagu spionaaž ja vaen Jumala vastu. Kõik see toimub samal ajal, kui režiim jätkab aktiivselt laevateede miinimist ja tankerite ründamist. Isegi sel nädalavahetusel teatas Araabia Ühendemiraadid, et režiim ründas laupäeval veel üht alust, samal nädalal, kui Washington nimetab seda edusammuks. Nii et ei, see ei ole läbirääkimine selle üle, kas režiim saab endale pommi. Sest praegu, ja ma loodan, et see muutub, aga tegelikkus on see, et Valge Maja reetis meid ja vahetas kogu sõja eesmärgi lihtsalt laevateede vastu. Ja nad tõesti usuvad, et me oleme piisavalt rumalad, et seda uskuda, kui nad nimetavad seda võiduks. See ei ole võit, see on poliitiline poosetamine vahevalimiste eel. Ja ausalt öeldes on see argus, mis annab otseselt julgust, antud juhul kurjusele. Ja nüüd, nagu alati, on meil selle nädala head, halvad ja koledad lood. Ma tahan alustada selle nädala heast loost, sest faktid jõuavad lõpuks järele terve aasta kestnud meediahüsteeriale. Uus toitumisuuring, mida koordineerib UNICEF-i enda toitumisklaster, see on organ, mis tegelikult juhib Gaza toitumisjälgimissüsteemi, mõõtis just ägedat alatoitumust Gaza lastel piirkonniti, sealhulgas pikkust, kaalu, käsivarre ümbermõõtu. Sama metoodika, mida kasutatakse kogu maailmas. Ja tulemuseks saadi
0,2 kuni 0,8%. See on sama või isegi madalam kui Gaza enda sõjaeelne tase. Ja see on võrreldav sellega, mida näeks arenenud riigis, mitte nälgivas sõjatsoonis või näljahäda järelmõjudes riigis. Pea meeles, et seda infot ei avalda Iisraeli kaitsevägi. See on seesama ÜRO süsteem, mis kuulutas Gazas algselt välja näljahäda ja nüüd iseenda varasemad hinnangud ümber lükkab. Miks? Sest tegemist oli Gaza näljahäda pettusega ja on viimane aeg, et keegi selle valjult välja ütleks, sest kuid järjest nägime, kuidas samu fotosid kasutati igas suuremas väljaandes tõendina väidetava Iisraeli tahtliku näljutamiskampaania kohta. Nüüd avaldas New York Times oma esiküljel loo 18-kuumesest poisist nimega Muhammad Zakaria al-Mutawak pealkirja all. Noor, vana ja haige surid Gazas nälga. Mõni päev hiljem lisasid nad toimetaja märkuse, milles tunnistasid, et lapsel oli tegelikult juba olemasolev terviseprobleem, mis mõjutas tema aju ja lihaste arengut. Selle info said nad tema enda arstilt ja vanemalt vennalt, kes olid samadel fotodel kohal. Nägi koos oma emaga täiesti terve välja. Ja see polnud isegi ainus juhtum selles olukorras. Vaevalt nädal hiljem esitlesid väljaanded uut last, tüdrukut nimega Mariam, selle väidetava näljahäda uue näona, väites, et arstid ei leidnud tal ühtegi varjatud haigust. Ka see osutus valeks. Rahvusvahelised uudistetoimetused koos faktikontrolli osakondadega, neil on välisbürood ja neil on lõputult ressursse. Nad haarasid haigete laste pilte ja esitlesid neid maailmale. Justkui tõendina inimtekkelise näljahäda kohta, määratledes isegi näljahäda omaenda kriteeriumide järgi, et seda väita. Mitte ainult üks kord, nad tegid seda korduvalt. Ja parandused, kui need lõpuks avaldati, said vaid murdosa sellest tähelepanust, mille vale algselt pälvis. Nii et jah, andmed on tegelikult väga head uudised, aga tõttu öelda on selle loo tõeline sisu see, kui ilmselgelt lasid maailma kõige usaldusväärsemad uudistetoimetused end muuta selle Gaza näljahäda pettuse propagandakanaliks. Ja tõesti, kui vähe nad selle eest hiljem vastutust kandsid. Meie selle nädala kurb lugu räägib 26-aastasest kickboksi ja Muay Thai meistrist, keda ähvardab Iraanis mõne päeva pärast poomine selle eest, et ta kandis endaga tulekustutit. Tema nimi on Binyamin Nafiti ja ta oli 1 miljonitest iraanlastest, kes tulid selle aasta jaanuaris Shirazi tänavatele, et nõuda Islamivabariigi lõppu. Ta arreteeriti 3. jaanuaril. Ja teda süüdistati selles, et ta pritsis tulekustutiga mootorratastel olevate julgeolekujõudude suunas. Keegi ei saanud viga, keegi ei surnud ja režiimi enda prokurörid loobusid tegelikult mõrvakatsest ning relva kandmisest esitatud süüdistustest, sest isegi nende arvates puudusid selleks tõendid. Kuid selle asemel, et ta vabastada, nimetas kohus alles jäänud süüdistused ümber, nimetades seda sõjaks Jumala vastu, mis on seal surmanuhtlusega karistatav ja mõistis talle surmanuhtluse. Juba päev pärast tema arreteerimist näitas riiklik ATV tema sunnitud ülestunnistust. Tema advokaadil pole olnud sisulist ligipääsu kliendile ning teda on hoitud üksikvangistuses. Viimati viidi ta üle Adelabadi vanglasse, mis on tuntud kui koht, kus režiim viib läbi oma hukkamisi Shirazis. Nii et ta ootab hukkamist ja nüüd palub tema vend avalikult president Trumpil sekkuda ja vahendada mingisugust viimase hetke kokkulepet enne, kui see hukkamine tegelikult toimub. Ja ausalt öeldes ma saan aru, miks ta proovib, sest me oleme seda varemgi näinud. Mõnel juhul aitab tähelepanu tegelikult kaasa, aga võib-olla mitte Trumpi puhul. Ma mõtlen, et 2020 aastal palus ta avalikult režiimil säästa noort maadlejat nimega Navid Afkari, kuid režiim poosta siiski mõni päev hiljem üles. Nüüd, ma tõesti loodan, et ma eksin selle osas, kuidas see Benjamini jaoks lõpeb. Aga see režiim on meile täpselt näidanud, kes ta on. Isegi siis, kui nende diplomaadid suruvad laevateede küsimuses kätt ja nende kohtud valmistuvad üles poomas sadu inimesi, nagu see 26-aastane sportlane, millegi nii tühise pärast nagu tulekustuti. Palun juhtige tähelepanu Benjamini juhtumile ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, meie selle nädala inetu lugu. Tegelikult on see lihtsalt üsna kurb. Meil on Rootsi tippflotilli purjetaja Greta Thunberg, kes ilmus sel nädalal Belfastis Kneecapi kontserdile, kandes keffiät ja Iiri trikolooriga balaklaavat. Issand! Ja kes täpselt oli see bänd, keda ta sinna vaatama läks? See on see sama bänd, keda Metropolitsei praegu Ühendkuningriigi terrorismi vastase seaduse alusel süüdistab, kuna nad näitasid Londonis laval Hezbollah lippu. Ja soojendusesineja Bob Villan, see sama bänd, kelle solist juhtis eelmisel aastal Glastonbury rahva hulka hüüdma surm IDF-ile. See hetk oli nii halb, et isegi BBC tunnistas, et oleks pidanud otseülekande katkestama. Ka USA välisministeerium reageeris, tühistades tema viisa.
olla. Ja ta läks siiski mõni kuu hiljem podcasti ning ütles, et teeks seda iga kell uuesti. Sellise inimesega otsustab Greta Thunberg tänapäeval aega veeta. Ja just see teebki selle minu jaoks nii kurvaks. See on noor naine, kes rajas oma avaliku elu kliimamuutustele, kutsudes lapsi koolist puuduma ja planeedi eest marssima. Kuid mingil hetkel tahtis ta sellest kõigest loobuda, et seista rahva hulgas ja kaasa hüüda. Surma Iisraeli kaitseväele, liituda ebaseaduslike laevastikega ja tähistada bändi, kelle liiget süüdistatakse Hezbollah toetamises. Tõesti või? Ma mõtlen, kuidas saab minna soovist päästa planeet selleni, et sinu peamiseks eesmärgiks saab juutide vihkamine. Uus eesmärk, mis lubab tal jätkuvalt maailma peale vihane olla. No, see oligi selle nädala saade. Kui soovid olla kursis kõige sellega, mis toimub Iraanis ja Iisraelis, siis kindlasti jälgi mind X-is ja Instagramis. Mina olen Emily Schroeder ja see oli Access of Truth JNS-is. Kohtume järgmisel nädalal.